Venemaa teatas täna ametlikult ettekäändest Balti riikide ründamiseks. Väidetavalt valmistavad Ukraina sõjaväelased saatma droone Venemaa territooriumile Läti aladelt. Sellest teatas Venemaa välisluureteenistus. Edasi lisati, et väidetavalt on Leedu, Läti ja Eesti lubanud oma territooriumilt Venemaa vastu droone lennutada. Ja nüüd teatab Venemaa luure, et Ukraina relvajõudude droonivägede sõjaväelased on juba paigutatud 5 sõjaväebaasile Lätis. Ukrainas ja Lätis on juba öeldud, et see on venelaste täielik jama ja selge provokatsioon. Kuid selle taustal ilmusid uudised, et Eestis tulistas NATO lennuvägi tõepoolest eelmisel päeval alla Ukraina drooni. Aga siin on üks väga oluline detail. Kuidas see droon sinna sattus? Seda kõike arutame selles saates. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga kõigepealt palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja kirjutada ükskõik milline kommentaar. Ja enne kui alustame, hetk teie tähelepanu, sest see saade valmib koostöös platvormiga Preply. See on Ukraina veebipõhine võõrkeelte eratundide platvorm. Seal on umbes 100 000 õpetajat ja 90 keelt. See on ideaalne neile teist, kes näiteks elades välismaal õpivad saksa, inglise, poola või üldse ükskõik millist keelt. Ja mis on teie jaoks väga oluline, praegu on neil esimesele tunnile 50% soodustust. Seetõttu on selle video kirjelduses link, millele klõpsates saate kohe 50% soodustust YouTube'i kanalilt Aleksei Petši. Aga meie liigume edasi saate juurde. Niisiis, Venemaal mõeldi välja tõeline ettekääne. Põhjus Lätile löökide andmiseks. Toon kohe tsitaadi Venemaa välisluureteenistusest. Ukraina sõjaväelased valmistuvad saatma droone Venemaa sihtmärkide pihta Läti territooriumilt. Saadud andmete kohaselt ei kavatse Kiiev piirduda õhukoridoride kasutamisega, mida Balti riigid on Ukraina relvajõududele võimaldanud. See on vale. Droonid plaanitakse samuti välja lasta nende riikide territooriumilt. Selleks on mehitamata süsteemide vägede sõdurid relvastatud. Ukraina relvajõud on juba paigutatud 5 sõjaväebaasile Lätis, sealhulgas Lielvarde, Daugavpilsi ja Jäkapilsi piirkondadesse. Lisaks rõhutati Venemaa eriteenistuses, et Venemaa vahendid võimaldavad täpselt kindlaks teha droonide stardipunktide koordinaadid ja saada teavet allatulistatud droonide rusude kohta. Tsitaat. Nagu see oli Ukraina katsega rünnata droonidega Venemaa presidendi residentsi detsembris. Kui te ei saanud aru, millest jutt käib, siis meenutage seda anekdooti, kus Vene diktaator Vladimir Putin helistas Ameerika presidendile Donald Trumpile, nuttis talle, halas talle telefoni ja lihtsalt kaebas. Et ukrainlased ründasid verise vampiiri Vladimir Putini residentsi Valdais rünnata. Just sellest episoodist räägibki välisluureteenistus ja see oli droonidega juhtum. Just sellest episoodist räägitaksegi ja nüüd tuleb kõige tähtsam. Venemaa hakkas otse ähvardama Põhja-Atlandi alliansi liiget. Veel üks tsitaat Venemaa välisluureteenistuselt. Läti liikmelisus NATOs ei kaitse terroristide kaasosalisi õiglasest kättemaksust. Läti territooriumil asuvate otsustuskeskuste koordinaadid on hästi teada. Neile avaldustele reageeris Läti välisminister Baiba Braže, kes lükkas Moskva süüdistused kategooriliselt tagasi. Tsitaat. Venemaa valetab jälle. Seekord on see välisluureteenistus, mis viib läbi desinformatsioonikampaaniat Läti vastu. Fakt. Läti ei võimalda oma õhuruumi kasutada rünnakuteks Venemaa vastu. Seda on korduvalt selgitatud Venemaa esindajatele. Mida neilt ikka oodata? Nad on ju rumalad. Need on ju venelased. Kremli avalduse lükkas samuti ümber Läti president Edgars Rinkevitš. Järgneb tema tsitaat. Venemaa valetab, et Läti lubab ükskõik millisel riigil kasutada võimalusi. Läti õhuruumi ja territooriumi ei kasutata rünnakute korraldamiseks Venemaa või ühegi teise riigi vastu. Ukraina välisministeeriumi esindaja Georgi Tihi reageeris samuti sellele Vene valele. Järgneb tema tsitaat. Moskva viimastes valedes, kus süüdistatakse Ukrainat rünnakute ettevalmistamises Venemaa vastu Läti territooriumilt, ei ole mitte mingit tõde. Vene vale on vaid osa laiemast propagandakampaaniast, mille eesmärk on destabiliseerida olukorda, avalikku arvamust Lätis ja kogu Balti riikides. Täname oma Läti sõpru selle eest, et nad need paljastasid.
Kahjuks pean märkima, et venelaste infokampaania töötab osaliselt. Tuletan meelde, et Lätis viis hiljutine Ukraina droonide vahejuhtum kaitseministri ja seejärel kogu valitsuse tagasiastumiseni. Nii see on. Lisaks hoiatas varem Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu, tuntud põhjapõdrakasvataja, droonirünnakute taustal Venemaa territooriumil Balti riike, et Moskval on õigus enesekaitsele. Venemaa Föderatsiooni välisministeerium teatas, et on andnud Balti riikidele erilise hoiatuse, et ei tohi lubada Ukraina relvajõudude droonidel oma õhuruumi kasutada. Eesti, Läti ja Leedu lükkasid need süüdistused ühises avalduses tagasi. Riikide kaitseministeeriumid rõhutasid, et Ukraina droonid satuvad nende territooriumile seoses Venemaa poolt kasutatavate raadioelektroonilise võitluse vahenditega. Läti välisministeerium märkis, et agressiivne sõda, mida Moskva peab, tekitab kogu piirkonnas selliste julgeolekuintsidentide riske. Nüüd on venelased haaranud kinni järgmisest uudisest. NATO hävituslennuk, mis patrullis Balti regiooni õhuruumis, tulistas 19. mai öösel drooni alla. Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul oli see tõenäoliselt Ukraina droon. Aga asi on selles, et sama Pevkur lisas, et see on droon, mis kaldus kursilt kõrvale süsteemide segamise tõttu. Ehk siis jah, Ukraina droon, aga ilmselgelt mitte selline, mis lendab ringi, teate küll, läbi Poola ja kõigi Balti riikide kuhugi Venemaa suunas. Ei, seda versiooni kinnitas eraldi ka Eesti parlamendi väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Ja siin on teile tõde. Tõde Ukraina droonide sissetungidest Balti riikidesse. Venemaa suunab jätkuvalt Ukraina droone Balti riikidesse raadioelektroonilise võitluse vahendite abil. Moskva teeb seda teadlikult, kombineerides seda tugevdatud propagandaga. Ukraina välisministeerium teatas, et Ukraina teeb koostööd ja jätkab tihedat koostööd spetsialiseeritud asutustega, et jõuda iga juhtumi puhul probleemi tuumani ja otsida võimalusi nende ennetamiseks, sealhulgas Ukraina ekspertide otsese osalusega. Ja nüüd rõhutas Ukraina välisministeerium, et vastupidiselt Vene propaganda väidetele pole Eesti, Läti, Leedu ega Soome kunagi lubanud oma õhuruumi kasutada Venemaa vastu löökide andmiseks. Samuti pole Ukraina kunagi pöördunud nende riikide poole selliste palvetega. Ja kohe praegu märgin, et Ukraina kasutab oma enesekaitseõigust. ÜRO põhikirja 51. artikli kohaselt. Ja seaduslikud sõjalised sihtmärgid asuvad Venemaa territooriumil. Nende tabamiseks kasutatakse just Venemaa õhuruumi. Seetõttu ei ole venelastel õigus süüdistada Ukrainat, Balti riike ega Soomet oma tegude tagajärgedes ega laiemas mõttes oma agressiivses sõjas. Kordan veel kord, kõik, mis lendab üle Venemaa, kõik, mis plahvatab Venemaal, kõik inimesed, kes hukkuvad Venemaal droonide, rakettide ja muu taolise tõttu, see kõik on vastus nendele agressiivsetele tegudele, mida Venemaa on Ukraina vastu toime pannud juba 12 aastat, alates 2014 aastast. Seetõttu need venelased, kes TikTokis ja Instagramis postitavad videoid sellest, kuidas oi, Rjazanis tuli rünnak, Tuapse põleb, Moskva kohal lendavad droonid, mida te ootasite? Mida te ootasite? Kas te arvasite, et see on sõda? Et sõda ei puuduta teid kunagi, see puudutab teid, sõda on naasnud kodusadamasse. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha annetuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!